ülesandeks siis Sotsiaalkindlustusametis püüda omavalitsuse peamist töövahendit sotsiaaltöötajale ehk et STAR-i saada selliselt toimima, et sellest on ka päriselt abi ja et see ka päriselt aitab teie kõigi tööd lihtsamaks teha, sest jah, täna on sellel veel mõningaid puudujääke, aga püüame siis nii-öelda selgeks saada, mida täna STAR võimaldab ja kuidas sellega hakkama saada. Ma igaks juhuks küsin, minu arvutile tuli teade, et Microsoft PowerPoint on lõpetanud töötamise, et ma loodan, et te ikkagi näete esitlust edasi. Nii, vaatame, kas see õnnestub. Just, ma kohe püüan saada nii, et lisaks esimesele slaidile toimiks ka teised slaidid. Ma tean, et te praegu ei näe, aga ma kohe püüan tekitada nii, et te näete uuesti. Ja see on selle meie videosilla elu iga päev. Et nii, loodame, et saame selle siit niiviisi. Nii, ja tundub, et on meil õige pilt uuesti ees. Ja nii. Ehk see, millest me täna räägime, on siis abivajaduse hindamine ja kuidas seda siis STAR-is kajastada. Üks väga oluline märksõna selle juures on, et kogu selle abivajaduse hindamise osas on terviklik vaade ja terviklik hindamine väga oluline. Ja seda saab teha inimesele kõige lähem nii-öelda võimu tasand ehk kohalik omavalitsus. Inimene ise ei saa oma abivajaduse ulatust hinnata või ei saa valida seda, millist laadi või millisel kujul tema abivajadust katta, sest inimesel ei ole seda teadmist, mida on sotsiaaltöötajal ja seetõttu on selle hindamise pädevus omavalitsuses. Ja selleks, et seda nii-öelda kõige paremal viisil teha, et oleks arvesse võetud võimalikult kõik need aspektid, mis inimese elu ja seda toimetulekut ja hakkamasaamist mõjutavad, siis on seda kõige mõistlikum ja tulemuslikum teha, kui seda hindamist toimetada inimese kodus. Teile kindlasti on paljud nendest põhimõtetest, mis ma täna üle räägin, on teada ja tuntud ja tuttavad. Aga üks mõte sellel veebiseminaril täna ongi see, et tuletada meelde, kuidas abivajaduse hindamist võiks teha, millele tähelepanu pöörata ja kuidas seda siis STAR-i kanda. Nii et kui midagi tundub väga iseenesestmõistetavat ja tuttavat, siis see peabki nii olema, sest päris revolutsiooni ma teile siin ei tee ja päris nii-öelda uut infot ei anna, aga pigem, et tuletan meelde ja see on võib-olla rohkem STAR-i võimalustega. Miks seda abivajadust üldse hinnata tuleb? Üks põhjus on kindlasti see, et juba seadus paneb selle kohustuse. Et omavalitsuse kohustus on välja selgitada, missugust abi inimene vajab ja pakkuda siis sellele vastavat abi. Ja ka seaduses on see terviklik lähenemine täiesti mustvalgel kirja pandud. Mis on oluline ja mis võib-olla täna on erinevates omavalitsustes praktika erinev, et mis on selle omavalitsuse poolt läbiviidava hindamise eesmärk. See ei ole detailse abi korraldamise jaoks vajalike andmete kogumine. Ehk et omavalitsuse ülesanne on selgeks teha, millisel määral inimene abi vajab, mis on see üldine õigustatus ja millise meetmega seda abi saaks rakendada.
või läbi millise meetme seda abi saab pakkuda. Omavalitsuse poolt tehtav esmane hindamine ei pea välja selgitama seda, et missuguseid toiminguid täpselt, milliste tundide ulatuses, millistel päevadel, see on juba detailsem hindamine, mida saab teha hiljem teenuse osutaja. Omavalitsuse ülesanne on selle üldise õigustatuse välja selgitamine. Ja siit on ka see põhimõte, et kui inimene omavalitsuse poole pöördub, siis tegelikult ei pea abivajaduse hindamist alustades olema selge, et millist abi inimene vajab, millist sekkumist tema jaoks kõige olulisem on või kõige mõjusam, sest hindamine saabki seda selgitada, et kus kohas täpselt see abivajadus inimesel elus on ja millega seda saab toetada. Ma olen selle kohta ka siia täiesti eraldi slaidi teinud, mis seda võib-olla paremini illustreerib, et kui inimene KOV-i pöördub, siis ta tihti pöördubki väga kindla sooviga. Ma tahan koduteenust, ma tahan hooldekodusse, mul on isiklikku abistajat vaja, ma tahan toimetulekutoetust, mis iganes. Tal on oma kindel teadmine sellest, mida ta soovib ja ta on oma teadmise põhjal teinud selle otsuse, et millist abi või millist teenust ta vajab, mis saaks temale vajalikku abi anda. Ja ta arvab või enamasti inimesed eeldavad, et üks kindel teenus saabki talle vajalikku abi pakkuda. Nüüd KOV-i ülesanne on selle inimese tellimuse pealt mitte kohe hakata teenust pakkuma, vaid ikkagi välja selgitada, mis on see tegelik mure. Jah, see võibki olla, et inimesel on toimetulekuraskused majanduslikult, ta vajab toimetulekutoetust, aga äkki seal taga on veel mingisugune teine kaasuv mure. Võib-olla lisaks toimetulekutoetusele tema majanduslikku toimetulekut aitaks toetada ka võlanõustamisteenus. Et see selleks, et aru saada, miks inimene abi vajab, peakski ikkagi läbi viima selle inimese abivajaduse hindamise ja siis hindamistulemuste pealt on võimalik pakkuda seda teenust või teenuseid, mis siis abivajaja toimetulekut kõige paremini toetab. Ehk et leida ja jõuda selle teenuseni, mis inimest tegelikult abistab, mitte võtta vastu seda inimese tellimust, mille ta on oma teadmise ja oma kogemuse pealt esitanud. Ma olen täitsa nõus, et iga kord see üks ühele ei pruugi olla. Inimene võibki väga täpselt teada, ta võib olla ise väga teadlik, aga sellegipoolest esmast hindamist ei tohi KOV vahele jätta. Kas või kõige minimaalsemas määras, et selgitada, millistes eluvaldkondades inimesel abi vaja on ja kuidas seda talle kõige mõistlikum pakkuda on. Et seda hindamist alustada, siis kust alustada? Meil on täna juba omavalitsustel tegelikult päris palju võimalusi eelnevalt infot kokku koguda ja ka STAR on selles osas juba päris hea abimees, et uurida välja kõik see info, mida erinevad riiklikud registrid koostööpartnerite käest varasemalt võib-olla saadud info inimese kohta juba teada on. Kas tal on puue, rehaplaan, kas tal on töövõime hinnatud, kui tegemist on alaealisega EHISE kaudu erinevad hinnangud või info, mis seal on. Võib-olla ta on varem juba inimene mingit teenust saanud, on teenuse osutaja poolt olnud mingid kokkuvõtted, hindamistulemused, mis iganes, mis võib juba olemas olla. Loomulikult, kui inimene pöördub päris esimest korda omavalitsuse poole, siis kõik see, mis puudutab võib-olla teenuse osutaja andmeid, neid ei pruugigi olemas olla ja siis nii ongi. Aga võimalus teha päringud erinevatesse riiklikesse registritesse
seda saab ikkagi kasutada. Ja alles siis, kui see esmane info on nii-öelda kokku koondatud, alles siis tuleb inimese enda käest küsida nende valdkondade ja teemade kohta, mida me mujalt teada ei saa. Sest ma usun, et väga-väga paljud teist on kokku puutunud sellega, et inimene ütleb, et jälle ma pean seda sama asja rääkima, miks te ei vaata sealt arvutist järgi, ma olen seda juba miljon korda siin, seal ja kolmandas kohas öelnud. Ja tegelikult tal ongi õigus niiviisi öelda, sest kui ta on juba mingi info riigile andnud, siis on päris õigustatud see ootus, et ka teine osapool saab seda infot kasutada. Ja tõesti, päris kõikides valdkondades see täna ei toimi, aga nii palju kui võimalik tuleks seda eelinfot kokku koguda. Ja kui siis nii-öelda kontakthindamist teha inimese juures, siis loomulikult ongi neid valdkondi, kust ei saa nii-öelda kuskilt andmebaasist infot peresuhete kohta, võib-olla igapäevase toimingutega hakkama saamise kohta, ka abivahendite info ei ole täna meil väga kuskil nii-öelda üleriiklikus registris koos, ehk et läbi mõelda, et mis on see, mida ma tegelikult pean juurde küsima. Ehk et seesama terviklik, aga mitte dubleeriv. Et küsi ainult seda, mida sa veel ei tea ja mida sa ei saa ise kuskilt mujalt teada. Hästi hea on selleks kasutada mingisugust konkreetset nii-öelda instrumenti, raamistikku, suunda, et mis struktuuri, mis lihtsustab nende erinevate valdkondade läbikäimist. Ka siin koolituse eel esitatud küsimustes oli päris mitmel puhul küsitud, et kas on ühtne hindamisinstrument. Vastus on, et täna ei ole. Ja riigi poolt ka praegu sellist väga konkreetset suunda, et nüüd kõik omavalitsused hakkaksid abivajaja hindamiseks väga ühtset instrumenti kasutama, praegusel hetkel ei ole. Aga omavalitsused täna kasutavad erinevaid hindamisvahendeid ja see õigus on teil täiesti olemas. Oluline on, et see teie hindamisvahend, mis iganes kujul see on, kuidas te seda kasutate, oleks nii-öelda lähtuks terviklikkuse printsiibist ehk et kõiki asjaolusid arvesse võtab. Kindlasti tuleb vältida sellist lihtsustatud põhjust-tagajärg selgitusi, et mis iganes see näide siin võib olla, et kui on vana, et siis peab kindlasti minema vanadekodusse. See on selline hästi utreeritud näide, aga et põhimõtteliselt ikkagi tegelikku olukorda hinnata, mitte minna selliste lihtsustatud tulemusteni. Ja kindlasti on oluline inimese enda toetusallikaid kaasata. Ka sellesama hindamise läbiviimisel on hea, kui inimese enda lähivõrgustik saab olla toeks, anda täiendavat infot või siis ka, kui see hindamine on tehtud ja selgub, millist abivajadust või millist tuge ja abi inimene vajab, et siis ka selle abi osutamisel lähtuda sellest, et ka inimese enda toetusallikad saaks rakendatud ja kasutatud nii palju, kui see on selles olukorras võimalik. Kuidas see nüüd kõik siis STAR-iga seostub? STAR on ju tegelikult kunagi ellu kutsutud, sellest nüüd juba on 10 aastat tagasi, just nimelt nii-öelda juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö tegemiseks. Et just nimelt need erinevad juhtumipõhised lähenemised oleksid standardselt siis ühes andmeregistris. Ja STAR-is on võimalik abivajavate isikute pöördumisi registreerida ja ka neid abivajavate isikute olukorda kirjeldada. Ja selleks on täna juba päris mitmed andmevahetusvõimalused teistesse riiklikesse andmekogudesse, mida siis STAR-i kaudu saab teha. Päris täpselt on neid 10, ehk et kõik rahvastikuregistri info, mis on inimese elukoha kohta, põhiandmete kohta, sotsiaalkaitse infosüsteemist ehk SKAIS-ist saab info puude,
osutatud erihoolekandeteenuste kohta, Töötukassast tuleb nii töötuna või tööotsijana arvel oleva isiku info kui ka tööturuteenuste kohta esmane info ja töövõime hindamise, töövõime toetuse andmed, siis haigekassa info, et kas inimesel on haigekassa kindlustatus, maksukohuslaste registriga on andmevahetus olemas, lastekaitse teemadest, lapse ja kohtulahendite ajalugu on võimalik Staari päringuga võtta ja liiklusregister, kinnistusraamat, Eesti hariduse infosüsteem ja töötamise register, mis nüüd üsna viimases osas on lisandunud. Ehk et neid võimalusi, millest ma just enne rääkisin, et seda eelnevalt infot koguda, on tegelikult täna Staari vaates juba päris mitmeid. Ja loomulikult üks osa Staaris on ka siis abivajaja juhtumiplaani koostamine ja selle täitmise hindamine. See hinnang abivajadusele, kuidas seda täna saab Staaris sisestada, see pilt on kindlasti teile kõigile tuttav. Staari põhimäärus sätestab selle, et abivajaduse hindamise andmete kandmine Staari on kohustuslik. Ehk et need inimesed, kes on KOV-i poole pöördunud abi saama või kellele on abi osutatud, siis nende abivajaduse andmete kandmine Staari on kohustuslik. Mis on üks väga selline keeruline asi täna Staari juures on see, et täna ei saa Staarist neid abivajaduse hindamise andmeid sisestada enne, kui juhtumiplaan on algatatud. Ja ma täiesti tunnistan, et see on väga selline põhimõtteline loogikaviga, sest abivajaduse hindamise järel peaks selguma, kas tegelikult on juhtumit vaja algatada, kas inimene vajab ühekordset ja ühelaadilist abi või on seda vaja siis teha mitme sekkumise koosmõjus, erinevaid koostööpartnerid kaasates. See on see koht, kus ma täna saan öelda, et nii on ja siis tulebki nii teha, et abivajaduse hindamiseks tuleb algatada juhtumimenetlus. Me liigume selles suunas, et kogu juhtumimenetluse vaade Staaris muutuks loogilisemaks, aga see on natukene veel tuleviku teema ja ma sellel täna pikemalt ei peatu, vaid keskendungi sellele, et see, kuidas Staari võimalused täna on, kuidas seal täna saab seda abivajaduse hinnangut siis sisestada. Ja nii nagu seesama Staari juhtumivaate pilt näitab, hinnang abivajadusele on 5 erinevas valdkonnas, mida Staari saab sisestada. On need siis, see on siis suhted sotsiaalvõrgustikuga, majanduslik olukord, eluase, elukeskkond, tervislik seisund ja elustiil ja töötamine ja õppimine. Ja nii nagu ka enne sai öeldud, et tegelikult on KOV-i töötajal kohustus kasutada nii enda kui ka teiste osapoolte, koostööpartnerite poolt kogutud informatsiooni inimese olukorra kohta. Aga jah, praktikas see täna alati väga hästi ei toimi, sest kõik erinevad infokogud, andmesüsteemid omavahel ikkagi andmeid ei vaheta. Väga palju infot on täna ikkagi veel ainult iga asutuse omas dokumendisüsteemis või hoopis paberkandjal, aga need samad erinevad riiklike päringute või riiklike registrite päringud on võimalik teha ja selle põhjal pluss siis kontakthindamise käigus kogutud andmeid Staari sisestada. Ja sõltumata sellest, millist hindamisinstrumenti te parasjagu nende hindamiste läbiviimiseks kasutate, siis ka täna on võimalik seda kogutud infot Staari sisestada. Suhted sotsiaalvõrgustikuga, sinna alla saab lisada selle info, et kas on suhtlusvõrgustik olemas, missugused inimesed on selle abivajaja sotsiaalses lähiringis, ka info selle kohta, et kas ta üldse suudab sotsiaalseid suhteid luua, kas ta suudab teiste inimestega suhelda, ütleme, tervislike seisundi ja elustiili all
nii vaimne tervis, nii füüsiline tervis, ka vaba aeg ja huvitegevus, kuna elustiili osa nii-öelda on selles abivajaduse kirjeldamise lahtris. Ehk et need vabatekstilised andmeväljad, mis täna Staris on ja mis mõnes mõttes võib-olla teevad elu raskeks, sest ei anna väga täpselt ette, mida ma sinna siis kirjutama pean. Teiselt poolt jätavadki vabaks selle, et sõltumata hindamisinstrumendist, mida te kasutate, on võimalik need andmed sinna Staris olevasse viitevaldkonda sisestada. Ja lisaks saab siis ju nii-öelda eraldi valida, et kõikide nende kogutud andmete põhjal siis, kui see hindamine on läbi viidud, mis on täpselt see probleem või ka probleemid, mitu tükki, mis selle hindamise põhjal välja tulid ja milles inimene abi ja sekkumist vajab, mis on need ressursid ja mis on takistused. Ja isegi siis, kui te sellel nii-öelda abivajaduse erinevates valdkondades olete juba need asjad ära kirjeldanud, siis tänast Stari funktsionaalsust arvestades on väga oluline need sinna ikkagi täiendavalt sisestada, isegi kui te olete nad juba eelnevalt seal vabateksti osas abivajaduse valdkondade juures juba ära kirjeldanud. Jah, see on natukene topelttöö, aga ka seda on võimalik nii-öelda oma käe järgi standardiseerida natukene, et missuguseid asju ma kuhu täpselt kirjutan. Vabatekstiväli ei ole kindlasti sellise struktureeritud andmekogumise mõttes kõige parem lahendus, aga see ei takista hindamisandmete kandmist Stari, ehk et see võimalus on seal täna olemas. Aga tõesti, et kuidas siis neid nii-öelda paremini struktureerida? Et kui te kogu selle info, mis te olete kokku kogunud andmepäringutega inimese käest, koostööpartneritel saadud infoga, lihtsalt tekstina panete, siis see ei ole väga võib-olla ülevaatlik ja ei anna väga sellist võrreldavat infot. Ja ka täna tegelikult on võimalik sellele kirjeldavale tekstile lisada numbriline skaala. Et ma olen siia näitena toonud toetusvajaduse astmete skaala, mida kasutavad Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad, kui nad hindavad erihoolekandeteenuste vajadust ja mida me tegelikult oleme jaganud ka päris paljude KOV-idega ja ma tean, et nii mõnedki on samamoodi selle eluvaldkondade põhise hindamise kasutusele võtnud. See on ka üks osa praegusest nii-öelda ISTE pilootprojektist, millega ka väga mitmed KOV-id on liitunud, et kus abivajaduse hindamiseks kasutatakse eluvaldkondade põhist hindamisinstrumenti, kus on ka skaalaastmed ja samamoodi need hindamise tulemused kantakse Stari, nii nagu Stari tänane võimalus on. Ja see, mida see numbriline skaala annab, ma püüdsin seda välja tuua sellel slaidil. Selle nii-öelda tagumine väljavõte ühest Stari näitest on ainult tekst. Ehk et suhted sotsiaalvõrgustikuga, seal on mingi hulk teksti, majanduslik olukord, seal on mingi hulk teksti. Selleks, et saada aru, mis nüüd selle inimese nii-öelda olukord siis on, tuleb tegelikult see tekst kõik läbi lugeda. Aga võib-olla ma olen uus töötaja, ma võtan üle kellegi eelneva juhtumid ja päris keeruline võib olla sellest aru saada. Ja samuti ka see, et kes siis kui palju sinna mida on kirjutanud. Nüüd on täpselt seesama info on sellel nii-öelda teisel väljavõttel, aga siin on pandud juurde need toetusvajaduse astmed. Ja vähemalt minu jaoks on küll palju lihtsam silmadega haarata, et suhted on 1, majanduslik olukord 3, tervislik seisund 3. Ma tean, et selles skaalas 3 tähendab kõrget toetusvajadust ja mul juba tekib pilt, et selle konkreetse abivajaja puhul on rohkem pildis majanduslik olukord ja tervislik seisund, millest ta vajab suure tõenäosusega abi ja sekkumist. Suhted on 1, eluase on 1,
nii nagu ka siin välja on kirjutatud, madal toetusvajadus vajab nõustamist. Et see annab võimaluse võib-olla pisut paremini hoomata seda infot, mida hindamise käigus on kogutud ja seda natukene paremini struktureerida. Täna ei ole sellist skaalapõhist struktuuri STAR-is nii-öelda a priori olemas, aga see ei takista teil ühel või teisel viisil seda nii-öelda skoori või skaalat ise ka sinna samma vabateksti välja sisestada ja muuta läbi selle pisut võib-olla lihtsamaks ja ka erinevate abivajavate inimeste puhul seda hinnangut võrreldavaks, et need on paremini jälgitav kui ainult see teksti osa, mida võib-olla enamasti sinna STAR-i lisatakse. Aga sõltumata sellest, et see on nagu tekstiväli, ka sinna on võimalik neid selliseid skoore või skaalaastmeid sisestada, mis aitab paremini kogu seda hindamisega kogutud infot kokku võtta. Kui nüüd kogu see hindamise osa on tehtud ja kui ma päris alguses ütlesin, et omavalitsuse poolt läbiviidava hindamise mõte on eelkõige nii-öelda see õigustatus abile ja sekkumisviis või see nii-öelda sekkumise ulatus valida, siis kuidas selle hindamise põhjal seda siis teha? Kõik need kogutud andmed tuleks selle pilguga üle vaadata, et kui tema abivajadus ühes või teises eluvaldkonnas on just selline, nagu ma selle hindamise käigus teada sain, siis millised tegevused aitavad tal paremini toime tulla. On see ainult selline mõningane toetav meeldetuletamine või nõustamine või on see ikkagi vähemalt paar korda nädalas sellist reaalset kõrvalabi või on see päris see, et ta ei suudagi ise midagi teha. Tema eest tuleb asju ära teha, ta on igas eluvaldkonnas, igas mõttes abivajav. Oluline on ka see, et need abistavad tegevused erinevates hindamise valdkondades võivad olla erinevad. Ma korraks lähen tagasi selle sama eelmise slaidi peale. Nii nagu siingi on näha, et näiteks suhete osas on see abivajadus väiksem, aga tervise osas kõrgem. Ja täpselt nii see võibki olla, et erinevate tegevuste või nii-öelda see erinevates hindamise valdkondades võivadki need tegevuse ja sekkumise vajadused olla erinevad. Nüüd, kui see on selge, et millises ulatuses seda nii-öelda abivajadust on vaja siis toetada, siis tuleb mõelda selle peale, et millised spetsialistid saavad seda teha. Kui inimene vajab tõesti võib-olla vahel harva sellist meeldetuletamist ja juhendamist, võib-olla seda saab teha ka vabatahtlik või võib-olla see ongi see koht, kus tema enda tugivõrgustik saab toeks olla, kes võib-olla omakorda vajab lihtsalt natukene sellist juhendamist ja suunamist. Kui see on tervisega, füüsilise tervisega seotud abivajadus, võib-olla seal on vaja füsioterapeuti või on perearst see, kes saab rohkem olla toeks. Kui see on vaimse tervisega seotud küsimused, võib-olla seal on hoopis psühholoogi või psühhiaatri sekkumist vaja. Ühesõnaga sellisel viisil läbi mõelda, et milline spetsialist saab pakkuda seda tuge, mida sellel inimesel vaja on. Ja kui nii-öelda läbi mõeldud on see, et millisel kujul seda abi vaja on ja missugune spetsialist seda pakkuda saaks, siis saab läbi mõelda selle, et millisel hoolekande abimeetmel, see võib olla ka toetus, see ei pruugi olla teenus, aga ütleme sellisel üldiselt abimeetmel on need vajalikud tegevused olemas ja on ka sobiva pädevusega spetsialistid. Et kas on igapäevaelu toetamine see teenus,
mis suudab tagada piisaval määral näiteks juhendamist ja kõrvalabi ja seal on olemas pädev tegevusjuhendaja, või on eestkoste seadmine see, mis suudab tagada vajaliku toe ja sekkumise, kui inimesel on majanduslikud probleemid ja need tulenevad sellest, et ta lihtsalt ei saa aru asjaajamisest ja rahaga seotud küsimustest. Et kui need 3 sammu on läbi tehtud, siis on võimalik teha just nii-öelda see kohaliku omavalitsuse tasandi otsus, millist teenust või siis sekkumist, toetust või teenust selle inimese abivajaduse tagamiseks on kõige mõistlikum pakkuda. See võib tunduda praegu siin niiviisi, kui ma selle samm-sammult lahti räägin, et millal ma seda teen ja kust mul selline aeg on ja ilmselt te väga palju, kes on juba natukene kogenud sotsiaaltöötajad, te teetegi seda oma kogemuse põhjal üsna automaatselt. See ongi osa sellest, et ahah, kui tal on siin ja siin selline abivajadus, siis seda saab pakkuda selle teenusega ja see käib võib-olla juba natukene automatiseeritult. Aga mõnikord, nii nagu ma ka päris alguses ütlesin, võib-olla on hea meelde tuletada, et mis on selle abivajaduse hindamise sisu ja mis on selle tulemus, et kuidas ma selle otsuseni jõuan, et millist abi siis see inimene päriselt vajab. Ja see on see koht, kus nii-öelda ka staaris järgneb juba järgmine samm ehk et seesama juhtumiplaani koostamine, mis on järgmise nädala veebiseminari teema. Et kui see abivajadus on hinnatud, milliseid sekkumisi ma siis planeerin, kas mul on seal vaja kaasata ka koostööpartnereid, kes hakkab olema teenuse osutaja, need on kõik juba järgmised sammud. Aga see, mis puudutab just abivajaduse hindamist, et selle puhul on siis oluline seda terviklikku hindamispõhimõtet järgida ja läbi mõelda, millisel kujul, millises mahus ja kelle poolt inimene tegelikult abi vajab. Sest põhimõtteliselt hindamisandmete põhjal peab olema võimalik teha see otsus, et kas inimene vajab tugiteenuseid, kas ta vajab ööpäevaringset hooldust, kas ta vajab erihoolekannet ja kas tema abivajadus on lahendatav ühe konkreetse teenuse või toetusega või ta vajab kompleksset abistamist. Et need peaksid olema need põhimõtted, mida abivajaduse hindamisel silmas pidada. Kui nüüd kõik see asi kokku võtta, et miks see abivajaduse hindamine ikkagi nii oluline on, siis see peab olema esimene samm. Isegi siis, kui inimene tuleb uksest sisse ja ütleb, et ma tahan toimetulekutoetust, te näete teda esimest korda, siis ka see, kui te küsite need andmed, et kus sa elad, mis sinu sissetulekud on, kes sinu leibkonna liikmed on, ka see ongi tegelikult esmane hindamine. Ja nii nagu ma ka eelnevalt ühe näite tõin, ja võib-olla sealt selgub siis selle esmase info põhjal, et toimetulekutoetus ei ole ainukene asi, mis seda inimest aitaks. Võib-olla ta vajab ka võlanõustamisteenust. Ja siis on juba väga põhjendatud, et need abivajaduse hindamise andmed kanda staari ja läbi mõelda ka need sekkumise sammud ja tulemuste hindamine, mis on siis juba juhtumimenetluse osa. Omavalitsuse korraldavate teenuste taotlemise ja suunamise otsuse andmete kandmine staari on, ma vaatan, et ma olen siin nüüd vea teinud, on järgmisest aastast kohustuslik, alates 2021. Sellel aastal on veel ülemineku aeg ja seaduse rakendussätted, sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätted ütlevad, et selle aasta 1. jaanuari seisuga kehtivad teenuste andmed peavad olema staari sisestatud selle aasta lõpuks. Igasuguse teenuse suunamise eelduseks on hinnatud abivajadus. Ehk et me jõuame jälle tagasi sinna, et abivajaduse andmed tuleb staari kanda. Sest kuigi see võib
pikaaegsetele sotsiaaltöötajatele kõlada võib-olla pisut nii-öelda naiivselt või irooniliselt, aga staari eesmärk tegelikult on aidata oma tööd hõlpsamini teha. Ja olles ise väga pika KOV-i sotsiaaltöö kogemusega, ma tean, see iga kord ei toimi 100% nii, nagu see hea eesmärk on olnud, aga need võimalused on ka täna staaris olemas, võib-olla mitte kõige kasutajasõbralikumal moel ja võib-olla mitte kõige mugavamal moel täna, aga ka staari on võimalik nii-öelda oma käe järgi panna ennast abistama ja on asju, mida sinna nagunii tuleb sisestada ja neid ilmselt ei jää mitte vähemaks, vaid nii nagu aastate jooksul on näha olnud, lastekaitse asjad on täna juba kõik kohustuslik staari lisada ja nüüd lisanduvad ka siis täisealiste teenused, mille kandmine staari on järgmisest aastast kohustuslik. Ehk et mida rohkem te staari kasutate, mida rohkem sinna kvaliteetseid ja asjakohaseid andmeid tekib, siis selle võrra väheneb ka vajadus esitada andmeid dubleerivatesse süsteemidesse. Ja jah, sellega ma pean silmas nii S-veebi kui H-veebi, millega me ka täna Sotsiaalkindlustusametis tegeleme, et põhjalikult läbi analüüsida see, kas need andmed, mida täna iga kalendriaasta alguses suure peavaluga tuleb sinna H-veebi ja S-veebi esitada, kas neid päriselt ka on vaja dubleerida või äkki me saame need andmed kätte staarist osaliselt või SKAIS-ist või töötamise registrist või veel kuskilt kolmandast riiklikust andmekogust, kus need on olemas ja et ei ole vaja neid dubleerivalt esitada. See ei ole kindlasti homse päeva lahendus ja see ei ole võib-olla kohe ka ülehomse päeva lahendus, aga suund on sinnapoole, et kui meil on olemas sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister, mis koondab endasse kvaliteetselt ja põhjalikult omavalitsuse poolt pakutava sotsiaalmeetmete info, siis see saabki olla see alusallikas, mille pealt nii omavalitsus ise saab oma sotsiaalkaitset planeerida, kui ka riigile alusandmeteks suuremate plaanide tegemiseks. Et kõik see nii-öelda rohkema info panemine staari ja kui nii-öelda seda statistiliste andmete korjet on võimalik staarist teha, et siis lõppkokkuvõttes see toetab seda eesmärki, et infot pannakse ainult nii-öelda ühte süsteemi ja seda ei pea dubleerima. Minu poolt on see kõik. Ma loodan, et enamus, kes on seminariga liitusid, kuulsid ja nägid ja said selle info, aga need, kes ei mingil põhjusel võib-olla tehniliselt ei õnnestunud, et siis saavad salvestust. Ja ma annan nüüd sõnajärje tagasi korraldajatele ja küsimustega läheme siis järk-järgult nüüd edasi. Aitäh! Aitäh, Aika! No. Ma olen nüüd kuuldel. Et kas sa nüüd vastad kohe nendele küsimustele ära, mis on nüüd ette esitatud ja siis võtame need jooksvad? Jaa, me võime seda teha, ma kohe püüan või on need sul äkki kuskil niiviisi olemas, et sa saad mulle öelda ja ma saan vastata. Päris mitmed ette esitatud küsimused puudutasid seda sama, mida ma oma ettekandes käsitlesin, ehk et kuidas siis seda hindamise andmeid, kuidas neid hindamise andmeid staari kanda ja mismoodi nii-öelda hindamine ja staar omavahel seotud on, et neid ma topelt üle nüüd rääkima ei hakka. Küsimusi oli ka selle sama ühtse hindamisvahendi kohta
ja selle ma ka siis nii-öelda põgusalt juba ütlesin ära, et praegu sellist ühtset hindamisvahendit ei ole ja ei ole ka nii-öelda lähiajal nüüd päris seda suunda, et kõikidele KOV-idele kohustuslik tuleb üks hindamisvahend, et pigem ongi see, et sõltumata instrumendist, mida te kasutate, on oluline, et need hindamisandmed jõuaksid STAR-i. Siis oli veel küsimus selle kohta, et kas on olemas hindamisvahend eakate kohta. Ma kohe vaatan, ma saan selle teksti endale ette. Või ühesõnaga, et kas on nagu eraldi hindamisvahend erinevale sihtgrupile, siis otseselt ei ole ja STAR-i funktsionaalsus täna täpselt samamoodi võimaldab sinna hindamisandmetesse kanda sõltumata sihtgrupist. On see siis eakas, on see psüühikahäirega inimene, on see tööealine, on see alaealine või on see lastega pere, et nii nagu ma ütlesin, et need vabatekstiväljad võivad mõnes mõttes olla küll nii-öelda tüütud või keerulised täita, aga teiselt poolt ta annab võimaluse kasutada täna STAR-i tõesti ükskõik millise sihtgrupi siis nii-öelda andmete lisamiseks. Siis kas sa aitad mind, Jaanika, et kas meil oli midagi veel seal nendes ette esitatud küsimustes? Sul on heli maha võetud. Sind ei ole kuulda praegu, pane oma mikker tööle. Nüüd olen kuulda. Just. Et kas võiks olla ühtne hindamisjuhend ka hooldusvajaduse hindamiseks eaka või psüühikahäirega inimese puhul? Jah, et see nüüd oligi see, et nagu ära ka. Just, et ühtset ei ole ja saab panna olemasoleva sõltumata siis kasutatavast hindamisinstrumendist. Nii, siis on küsimus, et kuidas saab abivajadust hinnata STAR-is puudega lapse puhul rakendame hindamisel praegu juhtumiplaane. Et see on põhimõtteliselt sama, et tänane STAR-i funktsionaalsus ei tee erisust, et millise sihtrühma andmeid sinna kanda, et see kindlasti ei ole nii põhjalik, kui võib-olla on nii-öelda puudega lapse puhul erinevad aspektid, mida tuleb hinnata, aga ka sinna selle 5 valdkonna alla on võimalik need erinevad andmed kokku panna. Nii, ja siis on, kas esmase abivajaduse hindamine peab olema alati dokumenteeritud, kui palju peab olema kirjalikult taasesitavas vormis? Jah, et nii nagu ka vist esitluse käigus mingil hetkel ütlesin, et omavalitsuse kohustus on abivajadust hinnata ja STAR-i põhimäärus ütleb, et abivajaduse hindamise andmed tuleb kanda STAR-i. Et mida nüüd küsija täpselt pidas silmas esmase abivajaduse hindamise all, aga ütleme, et kui ikkagi isik pöördub KOV-i abi saama ja tema abivajadust on hinnatud, siis need andmed peaksid olema talletatud. Siis sa vist ise praegu kõrvalt neid vestluses küsimusi ei näe, on ju? Ja näen küll, ma saan siit järjest võtta. Täiskasvanu isiku nõusolek on kohustuslik juhtumiplaani koostamisel? Sellega on nüüd täna STAR-is natukene kehv koht, et kunagi oli seal see, et tõesti tuli nii-öelda võtta nõusolek. Siis seoses just nagu lastekaitsetööga, kus kõik juhtumite andmete sisestamine STAR-i muutus kohustuslikuks, muudeti seda nii, et ei pea olema mitte lapsevanema nõusolek, vaid lapsevanemat peab olema teavitatud ja muudeti ära ka vastav väli STAR-is. Aga nüüd on seal niiviisi, et nagu täisealise kohta enam seda nii-öelda nõusoleku välja ei olegi. Et
ma päris konkreetse vastuse jäängi praegu võlgu, aga loogiliselt peaks see olema ikkagi niiviisi, et kui inimesele on koostatud juhtumiplaan, siis seda ei saa ellu viia ilma, et inimene ei ole sellesse kaasatud, nii et jah, ta peaks olema sellest teadlik. Ilmselt see on ka natukene põhjalikumalt järgmise nädala veebiseminari teema. Millisel kujul teenusele suunamise otsus kajastatud peaks olema? See tähendab, sinna peab olema kantud kas haldusakt, mis meil praegu on kantud valla dokumenti registrisse. See on küsimus siis STAR-i kohta. Ja see on ka nüüd täna selline nii-öelda mitmeti tõlgendatav teema, et tõesti väga paljud omavalitsused oma need haldusaktid registreerivad oma dokumendihaldussüsteemis ja ei pane neid eraldi STAR-i. Samas on see, et STAR nii-öelda loob samamoodi haldusaktid, on võib-olla pisut teisel kujul, kui inimesele on teenus määratud ja abinõu rakendatud, siis see abinõu rakendamise otsus ongi tegelikult nii-öelda see STAR-is loodav haldusakt. Ma ei ole juriidiliselt nii pädev, et öelda, et kas üks võib asendada teist või et kas kindlasti on vaja topelt neid kuhugi panna, aga oluline on, et see teenusele suunamise fakt kui selline on STAR-is fikseeritud. Siis on meil küsimus, et STAR-i kohta veel, et kas tekib kohustus teenuse pakkujatele ennast STAR-i kasutajaks teha? Ei saa suunata inimest teenusele, kui teenuse pakkuja ei ole STAR-is. Ja see on nüüd see osa, mida me nii teenuse osutajatele kui KOV-idele oleme juba selle aasta algusest nii-öelda tähelepanu juhtinud, et tõesti, kui teenuse osutaja kui ta osutab teenust, mida rahastatakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest, siis on temal täpselt samamoodi kohustus kanda teenuse osutamise andmed STAR-i. See on ka täna SHS-is sees ja samamoodi see ülemineku aeg lõpeb selle aasta lõpuga. Ma tean, et on väga paljudes KOV-ides teenuse osutajateks väikesed MTÜ-d või päris FIE-d ja on täna võib-olla nii-öelda tundub üsna võimatu, et nad kõik hakkaksid STAR-i kasutama ja neile see kohustus panna. Ilmselt see on nii-öelda selline samm-sammult sinnapoole liikumine, et seda tuleb teha. Ja kui me ei jõua selleni täna või homme, siis see on tegelikult nii-öelda see, mille suunas me järgmistel aastatel liigume. Toon täpselt samamoodi näite, et riiklik register ja töötamise register, kuhu samamoodi kõik tööandjad peavad info märkima, sõltumata sellest, kas sa oled suur aktsiaselts või väike MTÜ. Kui sul on nii-öelda töösuhe, siis see tuleb registreerida TÖR-is. Täpselt samamoodi ütleb tegelikult juba täna seadus, et kui teenuse osutaja osutab riigi või kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavat teenust, siis ta need andmed peab STAR-i kandma. Ehk et nii-öelda tema peab olema STAR-i kasutaja, omavalitsus rakendab abinõu, määrab teenuse osutaja ja teenuse osutaja teiselt poolt saab siis igakuiselt sisestada need tegelikult teenuse osutamise andmed, tunnid ja mahud. Et see on see, kuhu me liigume ja kuna täna päris paljusid teenuse osutajaid ei ole STAR-is ja nad võib-olla ei ole veel täna kuulnudki midagi STAR-ist, siis täna on see võimalus, et KOV annab STAR-i teenuse toele märku, et vot meil on selline teenuse osutaja, kes ei ole täna veel STAR-is ja ka STAR-i teenuse tugi saab selle teenuse osutaja nii-öelda lisada STAR-i, et KOV-il on vähemalt võimalus siduda see teenuse määramise otsus õige teenuse osutajaga. Aga tegelikult see on ka üks koht, mille suunas me peamegi liikuma, et teadvustada, informeerida ja teenuse osutajaid ka selles osas harida, et kui nad osutavad KOV-i või riigi raha eest teenust, siis üks osa sellest tähendab ka andmesisestust STAR-i. Nii, üks küsimus on meil siin nüüd eeskostest, et kui
täiskasvanu vajab eeskostet, ja tal on vaja nõusolekut saada juhtumiplaani koostamiseks ja sobivaid abimeetmeid, et kuidas siis käituda, et mida teha? Sõltub sellest eestkoste ulatusest, et kui isik on ikkagi nii-öelda kõikide toimingute osas on tema üle seatud eestkoste, siis saab selle nõusoleku anda eestkostja. Kui isikul on eestkoste, ma ei tea, näiteks rahaliste toimingute osas ja ka juhtumiplaan või see abi osutamine on seotud just nimelt nii-öelda rahaliste toimingutega, siis samamoodi saab selle nõusoleku anda eestkostja. Et see nüüd sõltub jah, mille osas see eestkoste on seatud? Ma siin täpsustan, tegelikult ma sain aru, et tegelikult sel inimesel ei ole vist eeskostet veel nagu seatud, aga et mis abimeetmeid saaks rakendada, võib-olla vajaks nagu eeskostet. Et tuli sedasi see küsimus hoopis välja, et aga üldiselt nagu Vaika vist ennem rääkis, peakski välja selgitama selle abivajaduse ja inimesega tuleb ikkagi koostööd teha ja temalt ikkagi see nõusolek saada juhtumiplaani koostamiseks ja see ongi pikaajaline nõustamistöö, et siis välja selgitada, kas ta vajab eeskostet või ei vaja ja siis saab hakata abimeetmeid rakendama. Sain ma õigesti aru? Ja tundub küll ja et tõesti, kui nii-öelda inimesel haiguskriitika puudub, ta ise mingisugust abi ei ole nõus vastu võtma, siis võib-olla ongi see nii-öelda üks sekkumismeede, ongi eestkoste seadmine ja ütleme sellisel puhul tõesti on see, et eestkoste seadmiseks ei saa võtta inimese nõusolekut, kui ta ei saa aru, et ta vajab seda laadi abi. Aga jah, see on siis nii-öelda üks osa sellest hindamise käigus kogutud andmete põhjal tehtavast otsusest. No rohkem küsimusi ei ole tulnud, et äkki keegi tahab veel küsida, anname otse eetrisse aja või? Või chatis, et ühesõnaga küsimusi hetkel ei ole praegu. Aga siin tuleb veel küsimusi. Ootame. Ja selle info vist Jaanika juba ka siia chati märkis, et nii ettekanne kui salvestus, loodame, et see õnnestub, kui materjalid, et need lähevad, saavad kättesaadavaks ka tagantjärgi. Nii, nüüd tulevad lastekaitsepoolsed juhtumid. Lastekaitse juhtumite puhul, kas tuleks kõik meetmed kanda ühte juhtumimenetlusse või vanemale eraldi lihtmenetlusena? Võt see on nüüd juba nii-öelda juhtumimenetluse teema ja ilmselt võib-olla natukene täpsemalt saabki järgmise nädala veebiseminaris ka seda infot ja ma tõesti tunnistan, et lastekaitse on üks valdkond, milles ma kõigi nende 20 aasta jooksul kõige vähem olen kokku puutunud, nii et ma tunnistan oma mitte-eksperdiks olemist selles valdkonnas ja me saame teha seda, et anda või võtta need küsimused siit kaasa ja edastada meie lastekaitse osakonnale. Ma sellele ei oska täna vastata. Ma vastan sellele. Et tegelikult on lastekaitsejuhtumite puhul on nõnda, et kui on juhtumimenetlus algatatud, siis on ju kaasatud ka tegelikult pere sinna, ka vanemad. Ja kõik meetmed, mis selle perega tehakse, kantakse ühte juhtumimenetlusesse. Et eraldi ei tehta. Ja see, mis nüüd on järgmine küsimus, et kui vanem keelab igasugust lastekaitse küsimus. Et kas saab teha, siis selle samamoodi sätestab seadus, et lapse nii-öelda turvalisuse tagamiseks, lapse abistamiseks tuleb sekkuda, sõltumata sellest, kas vanem annab selleks nõusoleku või mitte. Nii et sellisel juhul tuleb lapse andmeid töödelda ja lapsele nii-öelda abi korraldada
vähemalt mina nii-öelda olen seadust lugedes niiviisi aru saanud. Et siin on veel, et samamoodi, et kui ühte juhtumit menetled mitu KOV-i, siis tegelikult on ka sellega nõnda, et saab see KOV-iga teha koostööd ja samamoodi saab sinna kanda samasse juhtumi menetlusse neid meetmeid ja tegevusi, et ei pea uut juhtumit algatama ka selles raames. Kas tuleb sul sealt kõlarisse neid küsimusi veel? Ei. Et SKA-lt on praegu on küsimus, et SKA-lt on tulnud suunis, et iga KOV menetleks eraldi. Erinevalt on nõustatud, et üks juht, võib ka eraldi teha, aga üldiselt on soovitatav, et kui nad liiguvad ühest omavalitsusest teise, siis tegelikult saab ju selle lapse isikukoodiga, tuleb see juhtumenetlus ette ja on võimalik seda sama menetlust jätkata. Et ei ole vaja uut teha, siis oleks nagu üks pakett, siis on näha, mida on eelmised KOV-id või teenusosutajad pakkunud selle perele ja lapsele. Et siis on lihtsalt üks toimik koos. See võib ka olla nii-öelda see põhimõte, et kui tegemist on nii-öelda jätkuva probleemiga, et siis ei lõpetata juhtumit ja ei tehta nii-öelda uut kõrvale, aga et kui see on nii-öelda uus teema või nii-öelda teise suunisega või teise nii-öelda rõhuga lahendus, et siis võib olla ka nii-öelda paralleelsed juhtumid. Aga me saame sellega nii-öelda tõesti meie lastekaitseosakonna spetsialistidega veel üle täpsustada ja eraldi vastuse saata. Nii, et kas tuleb veel küsimusi või lõpetame vaikselt? Aitäh teile kõigile, et te osa võtsite ja kuulasite. Kohtume siis nädala pärast, kui rohkem küsimusi ei ole ja tänane ettekanne ja küsimused-vastused lähevad siis SKA kodulehe peale ja vastava teema valdkonna alla. Aitäh ka minu poolt ja jõudu jaksu kõigile teile, kes te igapäevaselt seda tööd teete. Saame 10 minutit varem kokku ja timmime oma tehnika, et meil ei oleks tõrkeid. Ja me siin täna tegelikult olime suure väljakutse ees, sest et me juhtisime kogu koosolekut 3 arvutist korraga ja ma usun, et järgmisel korral meil läheb paremini ja järgmistel kordadel veelgi paremini. Nii et järgmise kohtumiseni juba järgmisel kolmapäeval.